Tervist, ma räägin täna jälle haridusest, kuna imelikul kombel on mitu haridusteemat meil siin väga tulised. Et ma alustan võib-olla sellest, millest rääkis Ruslana Weber, et tegelikult on täiesti tõsi, et väga palju kiusu on Eesti ametkonnas ja Eesti bürokraatias sageli minu meelest teenimatult, nii et ma hea meelega selle sama töövihiku teema võtan meie haridusministriga üles. Ja kuigi ma olen nõus Tarmo Kruusimäega, et alkoholism on ka tõsine probleem, siis sellele vaatamata on ilmselge, et selliseid asju ei tohiks üks riiklik õppekava lubada endale. Eelmisel korral Irina Antonjuk siin reageeris meie eelnõule, mis oli juba mõne aja eest letis, maksta välja õpetajate palgad, et see teema ei ole tänaseks veel läbi ja mul ei ole ka praegu teile veel öelda, et mis seis täpselt on aastaga 2013, et ma arvan, et järgmisel korral on haridusministeeriumil need numbrid olemas, aga tundub esialgu, et 2013 tõepoolest vähemasti suur osa nendest palkadest üle Eesti välja maksti, et küllap siis ka Tallinnas. Samuti oli siin küsimus sellest, et millise rahandusmudeli järgi makstakse riigi poolt Tallinnale koolide rahasid. Et ma juba seda eelnõud esitades ütlesin, et see tegelikult on nüüd asjasse puutumatu küsimus. Et üldiselt sellise selge kommunikatsiooni üks põhireegel on see, et räägitakse ikka asjasse puutuvatest asjadest, et muidu kukub välja demagoogia. Aga sellest esmaspäevast on Rahandusministeeriumi koduleheküljel vastav määrus üleval, nii et kõik, kes tahavad teada saada, mis mudeli alusel ja mismoodi seda raha makstakse, saavad seda sealt vaadata. Aga see endiselt ei puutu küsimusse, kas õpetajad saavad oma palgaraha kätte või ei saa. No nüüd ma tahaksin tulla selle meie tänase umbusaldusavalduse juurde ja öelda selle kohta seda, et ma soovitan teil tõsiselt mõelda ja kavatsen ka ise hoida kinni sellest joonest, et see ei ole mingil moel umbusaldusavaldus venekeelse hariduse vastu. Eestis on, nagu te teate väga hästi, venekeelne põhiharidus täies ulatuses ja Eesti seadused näevad ette gümnaasiumihariduse 60% osas eesti keeles ja 40% osas vene keeles. Palun saalis vaikust. Küsimus on hoopis selles, et Eesti seaduste järgi ei saa luua Eestis koole, mis õpetavad mingi teise riigi õppekavade alusel. Et samamoodi oleks suur probleem, kui me hakkaksime siin Ameerika või Moldova või Ungari õppekavade alusel midagi õpetama. Ja ilmselgelt on selline tegevus ühtlasi, võib-olla on see kokkusattumus, ka Vene Föderatsiooni välispoliitiline eesmärk ja ma ei saa kuidagimoodi aru, kuidas see võiks olla Tallinna linnas seaduslik. Nüüd väide, et Vene Lütseumi näol on tegemist koolituskeskusega, mis on siin tulnud käibele hiljuti, mis tõttu ta justkui ei vaja koolitusluba. See on väga küsitav, sest selle sama Vene Lütseumi põhimäärus, mis on äriregistris igale ühele kättesaadav, ütleb, et tegemist on asutusega, mis tegeleb gümnaasiumiõppega ja põhikooliõppega. Et tegemist on siis vähemasti asutusega, mis tahab saada kooliks, kui ta veel kool ei ole. Mis puudutab venekeelseid erakoole, siis mina isiklikult arvan, et Tallinnas oleks väga tore, kui oleks üks korralik selline valgekaartlik venekeelne erakool. Ma usun, et teil on kõigil vene ärimeestest sõpru, kes võiksid seda finantseerida ja ma arvan, et riik võiks ka võtta vähemasti plaani ühe riigi gümnaasiumi tegemise ja mulle tundub, et see võiks olla Lasnamäel. Ta oleks sel juhul loomulikult ikkagi 60% eesti keeles, aga ma usun, et finantseerimisküsimused saaksid lahendatud võib-olla sujuvamalt kui seni Tallinna koolidega. Et see on üks selliseid väheseid momente, kus ma olen Mihhail Kõrvaltiga nõus, et riigigümnaasium võiks Tallinnas olla. Muide, riigigümnaasiumi ei ole Tallinnasse tehtud jälle ühel bürokraatlikul põhjusel ja nimelt see on see... Vabandust, kas ja kui palju on vaja lisaaega?
45 sekundit. Ei ole tehtud riigigümnaasiumi selle tõttu, et riigigümnaasiumi tehakse juhul, kui pooled selle omavalitsuse õpilastest lähevad sinna õppima. Ja Tallinn on selleks ilmselgelt liiga suur, aga mulle tundub, et siin võiks teha erandi ja näiteks käsitleda Lasnamäed kui linnaosa täiesti eraldi haldusüksusena vähemasti, mida ta ju ka mõnes mõttes on. Ja veel kord, ma arvan, et see umbusaldusavaldus väärib ka kõigi poolt tõsist kaalumist. Küsimus ei ole mitte venekeelses hariduses, ka mitte selles, et Eestis ei võiks või Tallinnas ei peaks olema venekeelseid erakoole. Et küsimus on selles, mismoodi seda asja on aetud ja mis on tegelikud eesmärgid, mis minu meelest on kaugele näha. Ja selle tõttu meie fraktsioon on sellele kõik alla kirjutanud. Aitäh!